Kaunist laupäeva pärastlõunat kõigile esiliiga jalgpallisõpradele. Oleme oma otsepildiga siinsamas Sportland Arenal, kui esiliiga jalgpall läheb hooga edasi ning oleme jõudnud omadega juba 22. vooru, kui siinsamas Lillekülas siis hakkavad mõne hetke pärast Tartu Velkolt ja Flora duublid, nii et sellised põnevad asjad ja siin on meil juba pall võrgus, kui Andersik ei vaja palju ja paneb sealt 18 meetri pealt palli keskele ja Järvine lihtsalt laiutab seal käsi järgi ja küsib oma kaitsjatelt, et kuidas see nüüd niimoodi ja pigem näha, et see out peaks kuuluma siis Kalevile. Ja nüüd, vot selle lugu, siin on ühte võimalust vaja ja meil on viik majas ja kas see mees, kes selle värava lõi, oli numbriga? Hästi saab nüüd hakata Kalev tulema, Kussarov leiab siit Siku. No Sikk täna ühe on löönud, Mihhailov, Sikk veel, Sikk lööb, oi! Ja no, pall uuesti mängus ja Sakarias palliga. Sakarias! Noh, ainuke võimalus, kus Kalevil täna siin väravad lüüa on ikkagi kaugelt. Seis on siis selline, et poole all siis Kalev leiab Nesterovi. Nesterov veel ja oi, kui hästi sealt Petruunin nüüd palli jala pealt tahtis ära võtta. Tuleb kauge peale löök ka, Vetkal sekkub. Oi, kui hästi nüüd on võimalus Arhipovil viia FC Tallinn. Nüüd siit nurga löök siis FC Tallinna. Pall tuleb ja lüüakse ka ja lüüakse posti! Olukord pole jätkuvalt läbi veel ja Kalev klaarib sealt ära. Aga võiks sellise väikse favoriidi koorma tolles kohtumises FC Tallinnale anda. Ats purje lööb peale ja no seal oli kohe ohtu. Nii et jah, Kalev on tõusnud tabelis 5. Maardu ette. Nii et